No tere jälle kõigile minu kanali jälgijatele. Kõik on uus septembrikuus ja Meerit külastas üks luul. Mis see siis nüüd nagu tähendab? See tähendab seda, et mulle sattus juhuslikult ette üks ABBA eestikeelne variant, ABBA laulu eestikeelne variant ja mul oli kohe nii kange tahtmine see ka ära laulda. Ja selle ma siis nüüd täna ka salvestasin ja see on siis selline, et ABBA laulu karaoke variant Pulga Jaani sõnadele Mõtsiku esituses Inglismaal. No väga selline väga huvitav kooslus, eks ole. No mis sest välja tuli, ma ei tea, eks te kuulake ise ja noh, paremat ma ei saa nagu kuskilt võtta teile. Aga kui juba nüüd selle Võrumaa ja võrukeelse laulu peale läks ja siis mul siin mõlkus paar päeva üks lugu, mida peaks nagu rääkivas raamatusse alapealkirjaga Juta saamise lugu. Ja see puudutab nüüd nii Setumaad kui Võrumaad, kui nüüd mida iganes, eks ole. Ja sissejuhatuseks veel nii palju, et küll need setud on ikka kannatlikud. Suurem osa Setumaast on venelaste poolt okupeeritud. Ühe saapa jätsivad nad usse vahele. Et hoida ikka kontrolli või ma ei tea, mida piiluvad seal kogu aeg. Õigustatult siis nii öelda. Siis olid nad okupeeritud Põlvamaa poolt. Nüüd on nad kogunisti Võrumaa poolt okupeeritud, aga nad ikka rõõsad ja rahulikud. Kõigega rahul. No öelge veel, et nad on agressiivsed ja ullikased, väga rahulikud ja väga sõbralikud. Ja vot nii on. Nii et, aga nüüd siis Juta lugu. Jällegi lähme tagasi sinna värska aega, reede õhtune läksime sõbrannaga reede õhtul tantsuilkale. Ja seal oli päris palju tookord rahvast, kõrvallauas olid ravialused meil seal ja ühes lauas olid ühed siuksed mallimemmed. Ja siis ühes lauas oli üks natukene nokastanud, aga muidu sõbraliku väljanägemisega ja siukse ilusa väljanägemisega noormees. Noh, mitte nii väga noormees, aga nii 35-40 vahel kuskil. Aga ta oli natukene ennast purakile võtnud seal. Ja ta tahtis siis tantsule minna. Ja üritas siis ühte nendest mallimemmedest tantsule võtta, aga no need ei läinud kohe mitte. Need andsid kohe korvi ja meil oli kahju vaadata. Ta oli nii õnnetu. Ütleme, et ta nimi oli Harri. Tegelikult ta nimi oli midagi muud, aga ütleme, et ta nimi oli Harri. No ja istus siis tükk aega seal veel ja oli õnnetu ja siis tuli ja kummardas minu ette, et kas sa julged minuga tantsima tulla? No ega mulle ka tegelikult need natuke nokastanud noormehed ja need mehed nagu eriti peale ei läinud, aga mul oli tast nii kahju. Ja mõtlesin, no ega see mul tükki küljest ära võtta. Et läksin mina siis selle Harriga tantsima. Ja jäimegi temaga tantsima. Ei tulnudki enne ära, kui bänd tegi vaheaja. Noh, ja ka läksime siis kohe jälle uuesti. Ega siis ei saanud enam pidama päris. Ja juttu jätkus meil ka kauemaks ja ega ta enam napsu ka peale ei võtnud. Ja peo lõpuks ta tantsis ennast üsnagi kaineks, sest tal ei olnud enam aega napsu peale võtta, sest tal oli tantsimisega tegemist ja siis, kui oli vahe, siis ta käis vahepeal ennast jahutamas sest lämmest võttis natukene. No nii. Aga noh, iga pidu saab ükskord otsa ja nii lõpetas bänd ära ja tema siis ka et soovis nagu head ööd ja läks nagu ära. Aga mina olin oma sõbrannaga seal ja siis meil oli seal tekkinud üks selline laudkond, kus siis oli üks kohalik äri ja põllu ja igasugune muu naljameesu hunt. Ja tema koolivend, kes oli tulnud Pärnumaalt Setumaale nagu kodukanti külla ja siis seal selline kirju seltskond meil.
no aga keegi maksis bändile ja bänd läks uuesti tagasi mängima. Ja hunt ütles siis mulle niimoodi, et ma polegi suga täna õhta tantsida saanud, et lähme nüüd teeme ka paar. Sahistame natukene sussi. Nii, no läksime siis tantsima hundiga. Ja ega me siis väga pikalt jäänud 2 tantsu ikka nagu normi piires ja tulen siis mina tagasi ja vaatan, et see noormees, see Harri, kellega ma siis terve õhtu otsa tantsisin, see istub seal ka seal laua taga tagasi tulnud, kuulis, et bänd tuli tagasi, istub seal laua taga ja näost kuidagi kaame ja ütleb, et ma siis nüüd segasin siin ka laineid. Ma ei saanud mitte midagi aru. Ütleb mulle, et ma ei saanud midagi aru, et selgita mulle. Ei, siin ei ole midagi selgitada, ma ei saa ise ka aru. Lähme parem tantsima. Läksime siis uuesti tantsima, aga ta ei rääkinud enam ühtegi sõna. Mitte ühtegi sõna. No ja siis lõpetas see bänd ära ja siis me läksime laiali ja mul ei olnud ka aega, meie seltskond läks seal ka laiali ja mul ei olnud ka aega kellegi käest küsida, et mis värk seal oli. Aga mis nendesse lainete segamisse puutub, siis see oli see, et minu nimi oli kunagi Laine. See, mis mulle esivanemad panid. Miks ma selle nime vahetasin, see on teine lugu, sellest ma räägin mõni teine kord. Aga nüüd olen ma Meeri Loviisa, aga tol ajal olin ma Laine. Nii, ja ka järgmisel päeval läksin mina oma sõbrannaga Vastseliina, tema mehe vanemate juurde, nad pidid sealt midagi saama ja läksime siis hommikul küllaltki varakult ära, seal oli neil saunaga köetud, käisime saunas ja vot saunas siis, jälle saunas siis sõbranna rääkis mulle selle loo ära, mis värk selle lainete segamisega oli. Sellega oli sääne lugu, et see Harri tuli sinna laua äärde tagasi ja kui kuulis, et bänd mängib uuesti ja küsis siis seal laua taga istuvatelt, laua ääres istuvatelt seltskonnalt, et kus see Laine on. No võt see hundi koolivend siis ütel niimoodi, Määne Laine. No too, kellega ma õdagu otsa tantsisin siin. Too ütel, et mis ta ütel sulle, et ta on Laine või? Ta valet sulle. Ei valetanud, ta ütles mulle, et ta nimi on Laine. Ta valet sulle, ta on Juta. Ei ole Juta, ta on Laine. Usu ei naisi. Kae, nüüd tantsid tolle järgmise karvikuga sääl. Kes teab, mis nime ta tollele ütleb? Sulle ütles ta on Juta. Sulle ütles ta on Laine, tegelikult on ta Juta. Kes teab, mis nime ta tollele karvikule seal ütel nüüd? Sellepärast ta istus vaeseke seal nii kaamelt, ei osanud midagi öelda, et ma segasin siis siin nüüd laineid. No nii, siis ma saunas sain ma siis teada, mis lugu oli siis. Kusjuures, kui me temaga tantsimist alustasime, siis ta nagu teatas mulle alguses kohe, et ma olen siin ravialune ja ma olen siin 10 päeva ja ma võtan siit, mis võtta annab ja siis väristan värvast ja pöhin selle värska tolmu jalge alt ära. Aga see läks mul kõrva taha. Ja siis ta püüdis mulle seal tantsuaeg ka keelt kõrva ajada, aga no ei läinud kohe mitte. Ära ikka ütle, lahmi niimoodi, ega ikka ei võta küll, et ma võtan siit, mis võtta annab 10 päeva ja siis lähen minema. Ei lähe sa kuskile ja ei võta sa midagi. Lähed küll, aga ei võta sa midagi. No nii. Tulime meie siis sealt Vastseliinast koju ja mulle anti kalu ja hakkasin siis köögis neid kalu puhastama. Ükskord kuulen usse kell. Lähen teen usse lahti ja too Harri seisab seal usse taga. Šampusepudel ja kommikarp näpu vahel ja ühed lilled ka ostnud sellest räpinast ja need olid otsapidi taskusse pistetud. Ja seisab tema siis seal usse taga ja ma ei osanud esteks midagi kosta. Vaatasime natuke aega, siis ta küsib, et kas ma võin sisse tulla. Ma ütlesin, no hea küll, kui sa juba siin oled. Siis ta küsib mu käest, et aga ütle mulle, mis su nimi on.
Ma ütlesin talle, et ma ütlesin sulle eile, mis mu nimi on ja kirikus ka 2 korda ei räägita. No aga keegi ütles mulle, et sa ei olegi Laine, et sa oled hoopis Juta. Ma usu, mida tahad. Usu, keda tahad. Mina tean, mis mu nimi on ja mina ei valeta. No nii. Ega ma ka kindlalt ei kinnitanud talle siis ju midagi, eks ole, ja ta jäi ikkagi kõhklema. No kuna ta seal juba šampuse ja kommikarbiga oli, ma läksin siis keetsin köögis kohvi ja võtsime siis diivani peale istet ja jõime siis seda šampust seal natukene ja me jõime kommi peale, lilled panin vaasi ja ajasime natukene juttu ja siis ta ütles, et ma pean nüüd vist ikka ära sinna Sanakahe tagasi minema. Aga ma olin ka natukene sellest šampusest purakile ja ma ütlesin, et okei, et ma saadan sind natukene, et värsket õhku saada. Ja no läksin siis värsket õhku hingama ja siis mingi hetk ma ütlesin, ma lähen nüüd kodu tagasi ja sul on nüüd sirge tee Silve ees, see metsavahe tee seal ja et ma lähen nüüd kodu tagasi. Ta ütleb, et kas musu saab? Ma ütlesin, et ei saa. No miks ei saa? No üks musu, no mis see võtab sul tüki küljest ära? Ma ütlesin, et sa ütlesid esimese auruga mulle, et sa võtad siit, mis võtta annab ja siis väristad varvast. Ja võtta ei võta ikka küll. No kas see musu ei võta sul ju tükki küljest ära? Ma ütlesin, et ei võta küll, aga sina seda musu ei saa ka. Need on mul limiteeritud. Ja neid jagatakse ainult erilubade alusel. No nii, ta ütles, et ma tule homme sulle külla. Ma ütlesin, et ära tule. Ma ei ole kodus. Ma ei ole kodus. Äkki sa muudad homme meelt ja äkki ma saan homme selle musu kätte. Ma ütlesin, et ei tule, ma ei ole homme kodus. No selleks, et õigustada, et ma kodus ei ole, selleks ma läksin sõbranna poole. Ja veetsin siis aega temaga, istusime natuke ja kohvitasime, aga tal mees oli läinud sinna Värska silla alla kala püüdma. No et lähme nüüd vaatame, kaugel see Andu nende kaladega seal on ja palju tal need kalu seal siis on ja kuidas näkkab ja lähme siis sinna meie seal üleval silla peal sõbrannaga kahekesi ja tema seal Andu seal silla all püüab kala ja vist poeg oli tal ka seal seltsis ja ükskord sõbranna ütleb mulle, Kae, reedeõdangune kavaler tuleb jalgrattaga. Ma vaatasin, et ja ongi nii. Ma ei osanud muud midagi öelda, ma ütlesin Riinale, et sa katsu tast lahti saada, ma lähen nüüd silla alla, ma lähen nüüd Andule sekka, ma lähen nüüd silla alla Andule appi kala püüdma. Nii, ma läksin siis Andu juurde ja kuidas siis näkkab ja Andu vaatab üleval, et üks noormees räägib tema prouaga juttu. Küsib, et kes tu sääne on? Ma ütlesin, ta on üks kutt sealt Antslast. Mis ta mu naisest tahab? Ma ütlesin, et ei ta sinu naisest midagi, ta vist otsib mind taga, aga et me olime reede õhtu Sanakas, saime kokku ja ta tantsitas mind õhtu otsa eile, ta käis mul külas, täna tahtis jälle külla tulla, aga ma põgenesin kodust teie juurde ja kus ta pärit on? Ma ütlesin, Antslast. Mis ta tuli jalgrattaga Antslast Värskahe või? No kaegoh peab valo olema. Ma ütlesin, et ei, ta ei tulnud jalgrattaga Antslast Värskahe. Küllap ta selle jalgratta sealt sanatooriumist laenas, et ega ta on sanatooriumis ravialune. No kus ma tiidse? No igal juhul mul ei õnnestunud siis temast lahti saada. Riinal ei õnnestunud temast lahti saada ja mul ei jäänud ka siis muud üle, kui tulin sealt silla alt, nagu ma silla all ikka passin. Tulin siis sealt silla alt ülesse ja siis ütleb niimoodi, et ma ütlesin, et läksime siis minu poole küll. Aga tal oli õhtusöögi aeg tulemas, ta pidi selleks ajaks nagu tagasi minema, seda ma nagu teadsin. Ma hoidsin ennast siis tegevuses, see oli enne lihavate pühade aeg, nii et ma ütlesin, mul on vaja muruseemet külvata lihavate pühadeks ja mul hoidsin ennast tegevuses. Ma ei keetnud talle õhtu kohvi, aga midagi ei hakanud jutustama pikemalt ega midagi ja ühesõnaga läks ta õnneks minema ja sain mina temast niimoodi lahti, aga uue nime sain omale tänu sellele, nii et sain mina nimeks omale Juta, nagu öeldakse, et hääl lapsel on mitu nime. Ja kusjuures ma siis kasutasin hiljem, kui ma ei tahtnud oma õiget nime öelda jälle, kui ma mingil tantsuilkal olid ja mingid ravialused seal olid, siis ma sain hea idee sellest. Kui keegi küsis, mis su nimi on, siis ma ütlesin, ma Juta.
Aga kusjuures veel, kui ta seal ukse taga mul seisis ja kui ta küsis, et mis su nimi on, ma ütlesin taga, hea küll, et ma ju eile sulle ütlesin, aga ütle mulle, kust sina minu elukoha teada said, kui sa ei teadnud mu õiget nimegi, ei ole selles kindel. Ma ei öelnud sulle, kus ma töötan, selle järgi oleks kergesti olnud mind üles leida. Et mismoodi sa minu ukse taha ilmusid siia nüüd täna õhtul? Ta ütles selle peale niimoodi, et aga su ülevalt naabrimees oli eile õhtul ju bändis mängis. Ma ütlesin, et jaa. Noh, aga me läksime, selle ülevalt naabrimehe isa elas sanatooriumi kõrval. Ja nemad olid siis läinud kala suitsetama sinna selle ülevalt naabrimehe isa juurde ja see naabrimees oli ka siis seal olnud. Ja tema oli siis küsinud tolle Harri käest, et noh, kus sul siis eile õhtul näkkas ka, et tantsisid õdangu otsa mu naabrinaisega. Vihtusid tantsu lüüa, et kas näkkas kah või? See oli su naabrinaine või? Ja vot niimoodi sai tema teada, kus mina siis elan, eks ole, aga ta ka otse ei öelnud talle, siis ta oli käinud veel 2 kohast küsimas, et kus kohas see Ojar elab ja kus kohas siis see alumine naabrinaine, ja niimoodi ta siis mul sinna ukse taha ilmus, nii et vot selline oli siis jutalugu. Ja millised lood järgmiseks tulevad, eks seda näitab, mul on selline tunne, et järgmine teema vist saab olema selline väga tõsine ja natuke kurvapoolne, et seekord olid siis nagu sellised Võrumaa, Setumaa teemalised laulud ja lood. Aga tänaseks lõpetame. Soovin teile kõigile toredat nädala jätku. Ilusat septembrikuud ja lastele head kooliteed, edu neile. Ja mis siis ikka? Tšau paka tänaseks ja järgmiste lugudeni, järgmiste lauludeni. Olge hoitud ja armastatud ja kaitstud.